Otsustasime kolida Kalamajja, kuna me tahtsime olla Melu keskel. Aga see maja sai meil valitud just sellepärast, et tema kirjeldus vastas täpselt meie soovidele, mis oli siis punane tellis, New York, industriaalstiil. Et kõik, mis meie ootasime ühest korterist, mis on linna keskel või Melu keskel. No tegelikult ootasime tükk aega, et niipea kui põhimõtteliselt uudiskiri tuli, siis me võtsime kohe ühendust Liveniga ja meil kulus reaalselt vist 5 minutit peale esimese plaani vaatamist ja kuni me olime ära kirjutanud kirja. Ja me tahame just seda korterit saada, sest me teadsime selgelt, et me tahame saada pikka koridori ja me teadsime, et me tahame saada terrassi. Ja see oli põhimõtteliselt see, mis vastas nõuetele, ütleme. Ja ka veel see, et lastetuba on kõige kaugemal, siis on magamistuba ja siis on elutuba, köök. Kõik oli täpselt nii. Sisustamisel kellegi abi me ei kasutanud, aga minu peas oli üsna selge, mida ma tahan saada ja meil Raunoga klappis see mõte väga, et peavad olema tumedad põrandad, tumedad uksed ja betoonlagi, just. Me tellisime kõik asjad, mis vähegi võimalik oli, tellisime Liveni eest juba ette ära. Kardinad, kaaderupkapid ja kõik muud asjad, et ega meil midagi muuta ei olnudki soovi. Ainuke asi, mis muutsime, olid minu valmis ostetud asjad, mis mulle siin koha peal valmis pannes enam ei meeldinud. Ma need maha müüsin ja uued ostsin, et see oli ainuke asi. See terrass on täpselt see, mille pärast see tasus kolida, sest et ei pea muru niitma, ei pea väga palju aiatöid tegema, aga samas saab oma vajadused ära täidetud siin istutamistega, et mul on ka taimed istutatud maasikad, leht, salat, basiilik, ja lisaks siis on Rauno on meil pärnakas, siis ta enamus ajast võtab seal päikest ja on lihtsalt alati päikese käes, aga poja on see, kes siis saab seal oma väikses basseinis olla, saab oma aega veeta. Tahakski näha, kus see kalaranna lõpuks välja näeb, kus ta areneb, sest mina mäletan veel neid aegu reaalselt, kui siin mitte midagi veel ei olnud ja kus oligi tühermaa ja siin ei olnudki põhimõtteliselt mitte midagi.